Kas oleme sõja ajal riigijuhtide tapmise osas Rubikoni ületanud? Iisraeli korraldatud Iraani kõrgeima juhi Ali Khamenei sihitud tapmine on taaselustanud küsimuse, mida tänapäeval on suures osas välditud. Vaid mõned nädalad varem kõrvaldasid Ameerika väed Venezuela Nicolás Maduro võimult. Ajaloolisi pretsedente on olemas. Nõukogude väed tapsid Afganistani presidendi Hafizullah Amini 1979 aastal. Brasiilia väed tapsid Paraguay presidendi Francisco Solano Lopezi 1870 aastal. Rootsi kuningas Gustavus Adolphus hukkus 1632 aastal, võideldes keisrivägede vastu, kuid enamik neist juhtumitest leidis aset aastakümneid või sajandeid enne 1945 aasta. Järgset reeglitepõhist rahvusvahelist korda. Miks ei ole need sihitud tapmised tänapäeval sagedasemad olnud? Kas riigipeade kõrvaldamine on tõhus vahend, mida tuleks kasutada, või ohtlik eskalatsioon, mis ohustab reeglitepõhist korda? Nüüd on aeg süvitsi minna just sellesse teemasse. Te kohtusite just külalistega ja ma tänan teid kõiki siin olemise eest. Alustame sellega, et igaühel teist on esimesele küsimusele vastamiseks 30 sekundit, mille lõpetab helisignaal. Ja siis saame minna veelgi sügavamale. Läheme järjekorras. Alustame Tänist. Kas Ali Khamenei tapmine ületas piiri või oli ta õigustatud sihtmärk? Võib väita mõlemat, see ületas selgelt piiri, sest teiste riikide juhtide tapmine on peaaegu alati tabu. Ja ma arvan, et see tabu põhineb vähem universaalsel moraalil ja rohkem praktilisusel. Sest juht, kes annab käsu teise tappa, võiks ainuüksi vastastikuse printsiibi alusel ise sattuda tapmiskatse ohvriks. See osa on selge. Kuid ma arvan, et isegi kui see on reegel, siis see on reegel, millel võivad olla erandid. Ilmselge näide, mille puhul võib selle argumendi kohe kaotada, on Hitler. Sa ei saa olla mõrvade vastu ja samal ajal kiita heaks Hitleri tapmist. Ja ma arvan, et enamik meist poleks sellise tulemuse üle kurvastanud. Nii et küsimus muutub. Järgmine küsimus Kas Khamenei tapmine tegelikult saavutas Iraani olemuse muutmise eesmärgi? Ja ma kardan, et oleme avastanud, et see ei ole nii. Hästi, sukeldume sügavamale, Dan. Saime aru, peame edasi liikuma. Meil on John. John, mida sul selle küsimuse kohta öelda on? Minu esialgne vastus on, et see sõltub. Ja ülemjuht Ali Khamenei puhul ei usu ma, et riigipea saaks peituda usulise rüü taha ja teeselda, et ta ei ole seda. Terroristliku režiimi juht, kes toetub terroriorganisatsioonide nagu Hamas, Hezbollah ja Houthid võrgustikule. Ja asendusjõud kogu Lähis-Idas tegelevad riiklikult toetatud terrorismiga Ameerika Ühendriikide ja Euroopa vastu ning külvavad kaost ja ohtu kogu Lähis-Idas ja üle maailma. Ja siis teeskleb, et kuna ta on riigipea, on ta kaitstud mõrvakatsete eest. Ma arvan, et kui me räägime Ali Khameneist, on tegemist väga konkreetse juhtumiga. Ma ei usu, et näete selle rakendamist üheski teises olukorras praeguses rahvusvahelises. Hästi, 30 sekundit on see on väga läbi. selgelt USA ja Iraani vastasseis. John, me tuleme sinu juurde tagasi. Jeff, proovime nüüd seda. Mida sa arvad? Ma arvan, et Khamenei tapmine oli vale. Ta oli massimõrvar, nii et tema tapmine ei olnud nagu moraalse demokraatliku juhi tapmine. Tõepoolest, tema tapmist oleks saanud õigustada, kui oleks olnud suur tõenäosus, et teda asendab inimlik juht, kes tooks Iraani demokraatia. Aga tema tapmine oli etteaimatavalt ebaefektiivne, isegi vastupidise mõjuga parema režiimi loomisel Iraanis ning terrorismiga tegelemisel Lähis-Idas. See on temast teinud märtri ja seega tugevdanud režiimi, mida ta juhtis. Nii et ma olen suures osas nõus esimese kõnelejaga ja osaliselt ka sellega, mida teine kõneleja ütles. Hästi, nüüd on teil rohkem kui 30 sekundit, et öelda, mida vaja. Küsimus on selles. Kas on oht, et pahatahtlikumad tegutsejad võivad seda näha märgina, et igaüks on lubatud sihtmärk? Dan. Ma ei usu, et tõeliselt pahatahtlikud tegutsejad vajasid seda märguannet, aga kas see loob geopoliitikas uue normi? Ma ei usu, et see tingimata nii on, aga see on selgelt lati allapoole toonud. Kas Putin vajas, et Iisrael või Ameerika tapaksid Khamenei, olenemata sellest, kui tõhus või ebatõhus see oleks olnud, selleks, et ta saaks proovida sihtida Zelenskit? Ma tahtlen selles väga. Ma kardan, et me elame ajastul, kus kunagi laialdaselt aktsepteeritud normid või vähemalt viimase 80 aasta reeglipõhise maailmakorra jooksul aktsepteeritud normid või võib-olla isegi alates Vestfaali rahust viimaste sajandite jooksul, paljude sajandite jooksul. Ma arvan, et need normid on aeglaselt kadumas ja loomulikult Valge Maja praegune elanik on ise suuresti selle eest vastutab, kuid üldiselt
Ma kardan, et meie maailm muutub üha rohkem hopeslikuks ja üha vähem õrnaks ning viisakaks. John, mida sul selle kohta öelda on? Kui me räägime reeglitepõhise rahvusvahelise korra kontekstist, siis on see suuresti kahjutu fiktsioon, millega riigid nõustusid eriti külma sõja järgsel ajastul. Kui meil ei olnud suurriikide põhjustatud vapustusi, sellist nagu me näeme nüüd viimase 15 aasta jooksul. Kommunistliku Hiina, imperialistliku Venemaa ja väga agressiivse vaenuliku Iraani poolt Lähis-Idas. Nii et meil on täna väga erinev geopoliitiline olukord võrreldes sellega, mis oli mitu aastakümmet tagasi. Ja ma ei näe tegelikult, et see korduks teistes valdkondades, nagu ma mainisin oma esialgses vastuses. See oli väga spetsiifiline Ali Khamenei suhtes. Ma ei näe, et Ameerika Ühendriigid sihiksid ühtegi teist niinimetatud riigijuhti. Ja nagu üks teine kirjanik kord ütles, siis mõrvarlikud režiimid mõrvavad. Tõepoolest, sellise inimese nagu Ali Khamenei vastu, kes andis käsu Qasem Soleimanile tappa tuhandeid ameeriklasi Iraagis nende 20 aasta jooksul Lähis-Ida sõdades, ei ole tegelikult mingit heidutusvahendit. Seega oli Soleimani Ameerika Ühendriikide jaoks õigustatud sihtmärk. Ja suur osa Khamenei vaenust USA vastu põhineb sellel, mida nad peavad vajaduseks kätte maksta Soleimani hukkamise eest 2020 aastal. Jeff. Minu arvamus on lihtsalt see, et on äärmiselt kasulik, et oleks olemas üldtunnustatud keeld riigipeade tapmiseks. Ja selle keelu väärtus seisneb selles, et see kaitseb riigipeasid, kes on sisuliselt head, kes on demokraatlikult valitud. Me ei taha, et need juhid oleksid pidevalt haavatavad. Ma arvan küll, et võib olla erandeid. Sa mainisid alguses või keegi mainis, et Hitleri mõrv oleks olnud hea. Mõrvakatse nurjati ja see oli peamiselt sisemine, mitte rahvusvaheline. Aga siiski tõeliselt kurja režiimi juhi tapmine võib olla oluline osa sellest, mida rahvusvaheline õigus tunnistab aeg-ajalt lubatavaks humanitaarse sekkumise puhul. Et kaitsta elanikkonda omaenda valitsuse eest ja kaitsta teisi riike sellise seadusetu valitsuse eest. Nii et me ei saa seda täielikult välistada, kuid me peame siiski tegema vahet heade ja halbade juhtide vahel. Ja enamikul inimestel on seda eristust raske järjepidevalt teha. Oota, peatu korraks. Ma tahan siia lihtsalt väikese täienduse lisada, sest kui me räägime Madurost, siis USA ei tapnud Madurot. Nad võtsid ta kinni ja tõid ta selgelt Ameerika Ühendriikidesse. Kas see siis tähendab, ma mõtlen, kas see on pigem hägusem piir või sama joon, kui sa vaatad seda kui järjepidevust? Jeff, ma tahan, et sina vastaksid sellele esimesena. Olgu. Ma tõesti arvan, et selles konkreetses juhtumis on juhtunud see, et ühe suveräänse riigi juht on röövitud ja toodud teise riiki kriminaalvastutusele võtmiseks. Me peaksime paljudel juhtudel pidama seda lubatavaks. Riikide juhte arreteerida ja viia nad näiteks rahvusvahelisse kriminaalkohtusse, eriti kui see kohus on nad süüdistuse alla pannud. Nagu me teame, on seda tehtud Putini ja Netanyahu puhul. Ma arvan, et oleks täiesti vastuvõetav arreteerida kas üks või mõlemad neist ja viia nad Haagi. Dan? Vaata, tabuu atentaatide vastu ei saa sinu küsimusele vastates olla samal tasemel kui ükskõik milline muu võimalik tabu. Arestide, kinnipidamiste või inimröövide vastu. See pole lihtsalt samal tasemel tegevus, mis tekitaks moraali küsimusi. Siin pole moraali küsimust. Lõpuks vaidlete seaduslikkuse üle ja mõned inimesed võivad vaidlustada rahvusvahelise kriminaalkohtu tegevuse kehtivust, sest nad eelistavad suveräänsust kõigele muule. Ja võid ka teistpidi vaadata. Ma ütleksin, nagu ma oma esialgsetes kommentaarides alustasin, et õiglase sõja teooria tegelikult, ja see on aastatuhandete jooksul arenenud, see lubab tappa nii võitlejaid kui ka juhte. Ma ei arva, et siin oleks tingimata moraalne küsimus, pigem on see praktiline. Nii et Ali Khamenei puhul olen valmis tunnistama oma eksimust. Ma arvasin, et tingimused kehtivad. Ma arvasin, et see oli piisavalt lähedal ühe inimese diktatuurile, et süsteem võiks laguneda, kui tappa Ali Khamenei.
ja nii, kuigi algusaegadel oldi täiesti teadlik sellest, et piir oli ületatud, tabu oli rikutud, suur oht oli esile kutsutud, mul oli kiusatus selle üle rõõmustada. Ja ma lootsin teistsugusele tulemusele. Nüüd see ei läinud nii mitmel põhjusel, sealhulgas ameeriklaste täielik läbikukkumine Hormuzi väina vältimatu blokeeringu jaoks plaanide tegemisel. Aga Iraani süsteem näitas kindlasti ja tõestas, et kuigi nad võivad olla kurjad ja mürvised, see süsteem on vastupidavam kui ühe inimese tapmine. Ja sellises olukorras tabu rikkumine ei pruugi olla seda väärt. Kui ma kuulen, kuidas John räägib, siis mulle tundub, et ta räägib sellest, kes väärib surma. Muidugi paljud inimesed väärivad surma. Ja Jeff räägib sellest, kuidas maailma juhid, need, kes on nii demokraatlikud kui ka head, peaksid olema kaitstud. Aga see on tänasel maailma areenil vaid väike osa maailma juhtidest. Nii et oleme tagasi praktilisuse juurde. Ja praktiliselt võttes ma ei näe, et Iraan oleks nõrgenenud. Kasulik tabu rikuti. Ja seetõttu ma kardan ja ma teen seda suure vastumeelsusega, ma kardan. John, vabandust, tähen katkestan. Pean Johnile võimaluse andma sõna sekka öelda. Ma lihtsalt ütlen, et see oli viga. Ma kardan, et see oli viga. Palun, räägi. Ma tahaksin väga kuulda sinu mõtteid nende kõigi, kogu selle kohta. Õige. Jah. Aitäh. Jah, lubage mul jagada see 3 alateemaks, kui tohib. Seaduslikkuse osas, nagu me teame, on rahvusvaheline õigus jõustatav ainult nende riikide poolt, kes on tegelikult valmis rahvusvahelist õigust jõustama. Rahvusvahelist politseijõudu ei ole. Seega on rahvusvaheline õiguslik raamistik ainult nii kehtiv, kui tugev on selle jõustamismehhanism. Ja rahvusvaheline kriminaalkohus on Ameerika Ühendriikide poolt kohe täielikult hüljatud, kuigi nad pole seda kunagi toetanudki, sest meie oleme ainus riik, kellel on väed, mis asuvad 10 riikides üle maailma ja see seaks USA sõdurid tohutusse ohtu. Nii et te näete, kuidas sellest saab suur probleem, nagu sekretär Rubio selle mõned päevad tagasi siin Washingtonis tõstatas. Teiseks, moraali osas ütlen ma, võrreldes millega, ma ei ole kindel miks. Atentaadid ei ole õigustatud, kui lubatakse massilisi tsiviilohvreid ja tungitakse tervetesse riikidesse. Kui just konkreetne juht põhjustab probleeme riigis või piirkonnas, või sanktsioonid, mis on tahtlikult mõeldud selleks, et vaesestada miljonid inimesed ühes riigis ja miks need on moraalselt vastuvõetavad. Aga üheainsa isiku tapmine, kes on kaose, ähvarduste ja ohu eest vastutav, ei ole. Ja praktilisuse osas ma arvan, et selle punkti tõi välja Jeff ja ma olen täiesti nõus. Lõppkokkuvõttes peab riik, kes tegeleb atentaatidega, võtma riski, et tulemuseks võib olla parem olukord. Kui tulemus on halvem, siis oli mõrvamine viga. Aga jälle. Ma ei näe täna rahvusvahelisel areenil midagi muud, kus keegi teine võiks olla mõrva sihtmärgiks. Nii nagu Ali Khamenei oli, arvestades tõsiasja, et ta kiitis heaks terrorioperatsioone oma naabrite vastu, kaugete riikide vastu, riigijuhtide vastu. Pea meeles, et just Bideni administratsioon esitas 2024 aasta suvel süüdistuse Pakistani kodanikule ja 2024 aasta lõpus Afganistani kodanikule selle eest, et nad üritasid Ameerika Ühendriikides mõrvata endist presidenti Donald Trumpi. Nii et keegi teine seda ei alustanud peale iraanlaste. Ja mõte, et me laseme Ali Khameneil peituda oma šiidi vaimuliku rüü taha ning unustame fakti, et ta on terroristliku režiimi terroristist juht, kes püüab piirkonnale ja kogu maailmale tuumaohtu peale suruda. Ma arvan, et see muudab selle arutelu paljuski kaitsmatuks. Kui me räägime Khameneist, siis see on okei. Kui me räägime teistest riigijuhtidest, ma ei näe, et see juhtuks lähitulevikus. Üllataval kombel ei ütle siin keegi, et ta ei olnud seda ära teeninud või et selles oleks midagi automaatselt ebamoraalset. Ma arvan, et mingil määral oleme me kõik kolmekesi sellega nõus. Küsimus on selles, mis oli selle hind. Ja selgelt on sellel hind tabu rikkumisele ja piiri ületamisele. Kas see oli Iraani puhul seda väärt? Ja loomulikult oli Khamenei kohutav kurjategija, aga me näeme, et Iraan ei ole tema puudumisel sugugi hirmul. Ei tundu hirmul olevat ja nende praegused juhid on, kui üldse midagi, isegi veel jultunumad kui tema ning pole mitte ainult oma varasemates seisukohtades taganenud, vaid hoopis süvendavad neid. Nii et ma pean mõtlema, kas kutsuda. Sest just see juhtus, Trumpi ja Netanyahu mõrv selles olukorras. Sest just seda nad praegu üritavadki teha, oli seda väärt. Ja mulle ei ole enam nii selge, et vastus on jah, kui see varem oli. Kahjuks tuleb öelda, 28. veebruaril, muide, maailmas on veel teisi juhte, kelle kuriteod võivad kutsuda esile sellist õiglusel põhinevat atentaati, millest sa räägid. Ja tead, number 1 võib-olla istub Kremlis. Jeff? Mis sa arvad? Jah, Jeff. Kas ma võiksin ka lisada, et
kirjeldus, mille John andis Khameneist, sobib ka juhtidele, keda ta võib-olla ise heaks kiidab, nagu Netanyahu, kes on olnud süüdi paljudes terroriaktides ja tapmistes Gazas ja Liibanonis Ma pean sellele ning mujal. reageerima. Kontrollib ka tuumarelvi. Kas ma tohin? Miks me peaksime eeldama, et Netil on selleks õigus? Tal võib olla tuumarelvi, Aga kuidas aga oleks teistel sellega? mitte. Netanyahu valiti Iisraelis ametlikult mitte ainult üks kord, vaid minu kahetsuseks väga palju kordi. Netanyahu ei olnud mitte ainult demokraatlikult valitud juht, vaid tema erinevad poliitikad on üldiselt olnud pigem kaitsvad kui agressiivsed. Võib öelda, et ta läks mõnikord liiga kaugele. Ma arvan, et I24 ja teiste kanalite vaatajad teavad üsna hästi, et ma ei ole fänn, Netanyahu fänn ma ei ole, aga ausalt öelda teda võrrelda Ali Khameneiga, kes on täiesti jälk terrorist maailma areenil. Ma arvan, et see on põhjendamatu. Olen nüüd Dani vaatenurgaga nõus. Jeff. Ma arvan, et Netanyahu on süüdi süütute inimeste tahtlikus massilises tapmises Gazas ja tsiviilisikute massilises tapmises Liibanonis. See tegevus ei ole olnud sisuliselt kaitsev. Minu arvates on selle peamine eesmärk olnud palestiinlaste sundimine Gazast lahkuma. Iisrael oleks saanud tagada oma julgeoleku selle vastu, mis jäi Hamasist alles pärast 7. oktoober 2023. Puhtalt kaitsemeetmetega. Nii et ma pean Netanyahu terroristiks, genotsiidi kurjategijaks. Teda on süüdistatud rahvusvahelises kriminaalkohtus. Ma mõtlen, tead, sa võid selle võrdluse teha, Emily. Kas ma võin vastata? Mina. Ma ei arva, et see võrdlus ei ole see, mis mind kõige rohkem huvitab. See tähendab lihtsalt seda, et kui me kuulutaksime poliitiliste juhtide suhtes, kes on süüdi sõjakuritegudes ja inimsusvastastes kuritegudes ja nii edasi vaba jahi välja, peame minema palju kaugemale kui Khomeini. Jeff, ma ei taha mind alla viia. Ma ei taha selle teemaga liiga sügavale minna, aga ma pean lihtsalt ütlema, et kui Netanyahu oleks genotsiidis süüdi, vastates 7. oktoobrile, võib-olla liiga jõuliselt, siis ma imestan, kas sa arvad sama ka Trumani kohta, mitte ainult Hiroshima, vaid ka Nagasaki puhul. Ja tõepoolest ka Obama kohta, sest ta oli Mosulis paljude tsiviilisikute tapmise taga. Ma tõesti arvan, et Trumanile anti süüdi äärmusliku terrorismi vormis pommitades ja hävitades 2 Jaapani linna. Ja ma lihtsalt ütlen, et minu arvates on see täiesti selge terrorism ja tõenäoliselt kõige hullem terrorism, mida maailm on kunagi kogenud. John, palun, sa tahad midagi öelda? Jah, tahan küll. Ja Dan tõi välja huvitava punkti teiste pretsedentide kohta. Peame meeles pidama, et president Barack Obama andis 2011 aastal käsu sõjalisteks löökideks Muammar Gaddafi hukkamiseks. Ma ei kuulnud 2011 aastal, kui president Obama oli ametis, et keegi maailmas oleks võimaliku atentaadi suhtes kõhklusi väljendanud. On väga huvitav, et see toimub täna just selles kontekstis, kus Trumpi ja Netanyahu partnerlus on suunatud Khamenei vastu. Ja Jeff, ükskõik millised on sinu isiklikud tunded Netanyahu suhtes, minu mõte on see, et ma ei näe ühtegi välisriiki, keda Ali Khamenei mõrv nüüd oleks julgustanud otsustama, et on okei sihtida Netanyahut. Kui keegi tahab sihtida Netanyahut või ükskõik millist Iisraeli juhti, ma ei usu, et nad vajasid Khamenei hukkamist selleks, et ise rohelise tule saada. Nii et ma ei näe, et sellel oleks mingit alust või rohelist tuld. Siin ületatud olles. See ongi minu mõte. Ja ma ei usu, et ükski riigijuht, kaasa arvatud Putin, ma ei tea ühtegi valitsusjuhti maailmas, kellel oleks kavatsus Putinit tappa, kaasa arvatud Zelenski. Ma tahan siin olla realistlik selles osas, kas on mingeid pretsedente ja mina neid lihtsalt ei näe. Ma arvan, et see on väga konkreetne. Seoses Iraani niinimetatud ülemjuhiga. Kui me ei mõistaks, et iraanlaste silmis oleme kinnitanud Iisraeli ja USA juhtide mõrvade õigustatust. Nad on sisuliselt öelnud, et nüüd teevad nad sellest põhimõtte küsimuse. Ma ei tea isegi, kas see piirduks ainult nende 2 riigi praeguste juhtidega. Me oleme kindlasti avanud Pandora laeka. Ja iraanlased on meid kindlasti võtnud eesmärgiks.
oma hästi, viisil see on kätte kõik, maksta. vabandust. Dan, aitäh teile kõigile, see oli väga huvitav teema. Aitäh veel kord Danile, Johnile ja Jeffile. Ja palun ärge kuhugi minge, oleme kohe pärast pausi tagasi.